Järgmisena meil stardis 8. Eesti ratsaponi Morli. Väga huvitav hobuste sekka siis mõõtu võtma tulnud Eesti ratsaponi Täkk ja Linda Randperega Sadulas. Morli põlvneb Monchergist, kes oli Eestis väga tegija poni kunagi. Minu teada lausa on võitnud Soome sisemeistrikatel väikeponide kulla, kui ma ei eksi, Heidi Müllaga. Ja tema emaisaks on siis Orli Tšindemüüse kasvatajaks Rene Kulbas ja omanik Jaan Koh. Orli võib-olla ei vaja eraldi tutvustamist. Orli siis on Esprit ja Tšintšini järglane, Kuursamära Kerli-Tšini järglane ja oli meil siin Eestis täitsa olemas. Väga ilus sõit Morlilt. Väga vahva näha, et poni on täiesti hobustega koos konkurentsis. Kena 0. Ja pääseb siis samuti ümber hüpetele ja aeg 57.06. Ja teisena on stardis Linda Randpere ponil Morli. Takistuste kõrgusteks on 105 sentimeetrit hetkel ja tegelikult 4-aastase poni jaoks on see kõrgus ikkagi juba märkimisväärne, et Morli siinkohal ikkagi absoluutselt hobustega konkurentsis ja kindlasti siin lähiaastate kõvem poni ja tulemus 0 ja aeg 35.43. Läheb praegu esimeseks. Ning Eesti parimaks 4-aastaseks takistussõidu hobuseks osutub hoopiski Eesti ratsaponi. Linda Randpere ja Morli klubist Jako. Nemad on selle aasta 4-aastaste hobuste kompleksarvestuse võitjad. Ning pärast seda, kui autasustajad on lahkunud ohutusse kaugusesse, palun Linda Randperel ja Morlil kaasaelajate tuliste aplausi saatel viia autasustatavad auringile.